Kuidas sõnastada tegevusnäitaja nii, et see oleks arusaadav, hinnatav ja tööeluga seotud? Selleks on mitu praktilist võtet. Hästi sõnastatud tegevusnäitaja kasutab aktiivset verbi, sisaldab vajaduse korral konteksti ning kirjeldab nähtavat tegevust selges struktuuris. Mida täpsem ja hinnatavam on tegevusnäitaja, seda usaldusväärsem ja arusaadavam on kogu hindamisprotsess. Tegevusnäitaja peaks algama verbiga, mis kirjeldab nähtavat ja hinnatavat tegevust. Näiteks koostab, analüüsib, juhendab, rakendab või kontrollib. Sellised verbid näitavad, mida inimene teeb. Mittesobiv sõnastus on tunneb tööohutusnõudeid. Parandatud sõnastus on järgib töö käigus ohutusreegleid ja kasutab kaitsevahendeid. Verb tunneb ei kirjelda tegelikku tegevust, vaid arusaamist. Parandatud versioon kasutab tegevusverbi, mis võimaldab kompetentsi vaadelda ja hinnata. Sõnad nagu teab, tunneb, mõistab või oskab ei kirjelda veel tegelikku tegevust. Need tuleb sõnastada ümber nii, et oleks näha, kuidas teadmine või oskus tööolukorras avaldub. Mittesobiv sõnastus on oskab tööprotsessi kavandada. Parandatud sõnastus on kavandab tööprotsessi, arvestades aja ja ressursi piiranguid. Verb oskab ei võimalda hinnata tegelikku sooritust. Parandatud versioon lisab hindamiskriteeriumid, mis võimaldavad hinnata, kui hästi kavandamine toimub. Kui tegevus võib toimuda erinevates olukordades, tuleb täpsustada tingimused, keskkond või eesmärk. Kontekst aitab mõista tegevuse keerukust, vastutust ja taset. Hea tegevusnäitaja koosneb tavaliselt 3 osast. Tegevus, objekt ja tingimus või kvaliteedinõue. Selline struktuur muudab sõnastuse arusaadavaks ja hinnatavaks. See aitab vastata küsimusele, mida tehakse ja kuidas või millisel tasemel seda tehakse. Tegevusnäitaja peaks kirjeldama soovitud tegevust või tulemust, mitte seda, mida inimene ei tee. Mittesobiv sõnastus on ei ületa eelarvet. Parandatud sõnastus on analüüsib kulusid ja teeb vajaduse korral ettepanekuid kulude korrigeerimiseks, tagades eelarve piires püsimise. Iga tegevusnäitaja puhul tasub küsida, kas seda tegevust saab vaadelda või tõendada, kas sellele saab luua hindamiskriteeriumid ning kas tegevus seostub otseselt kutsetöö ülesannetega. Hästi sõnastatud tegevusnäitaja kasutab aktiivset verbi, sisaldab vajaduse korral konteksti ning kirjeldab nähtavat tegevust selges struktuuris. Kui tegevusnäitaja on sõnastatud, tasub see üle lugeda ja küsida, kas selle põhjal on selgelt aru saada, mida inimene teeb, millest tegevus avaldub ja kuidas seda hinnata. Kui vastus ei ole selge, vajab sõnastus täpsustamist.